Suvi on kohe kohal ja sellepärast oleme teiega täna siia tulnud, et arutleda sellisel natuke provokatiivsel teemal suvi ja D-vitamiin. No vanast ajast on meelde jäänud, et D-vitamiini tuli võtta R-tähega kuudel. Nüüd viimasel ajal oleme kuulnud, et vähemalt Põhjamaa inimene peab võtma D-vitamiini ka päikesepaistelisel suvel. Mis, doktor, teie arvamus selle küsimusega on? No ütleme nii, et kui me võtame selle viimase väite olukorras, kus me oleme siin loenguruumis ja arutame, mis me D-vitamiiniga tegema peame ja õues paistab kena päike, siis tõesti sellest päikesest ei ole meil mitte mingit kasu ja sellisel juhul selles toas kogu elu elades me peaksime D-vitamiini võtma. Kui me nüüd peaksime loengu õues, siis D-vitamiin tekib meil kenasti iseenesest ja me ei peaks midagi juurde võtma. Ehk siis see vana teooria R-tähed klapivad väga kenasti inimestele, kes on aktiivsed, elurõõmsad, veedavad suvel palju aega õues, samuti kevadel, sügisel. Ehk siis aktiivsetel ja päikest armastavatel inimestel üldreeglina D-vitamiini probleeme on väga vähe, aga inimestel, kellel on hirm päikese ees või on ka väga üksikutel siis meditsiinilistel näidustustel piiratud, soovituslikult piiratud päikese kontakt, siis nendel peaks kindlasti kaaluma aastaringset D-vitamiini kasutamist. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh teile ka ja edu ja jõudu. Aitäh. Päikest.